Loomine 21. sajandil. Programmi autor on ajalooteaduste ja filosoofia professor doktor Karl Boo. Tere tulemast saatesse Loomine 21. sajandil. See saade on valminud mõeldes teile. Te võite helistada oma sõbrale, helistada mõnele akadeemikule, teoloogile, üliõpilasele või lapsele. Usun, et kõik, mida te tänases saates kuulete, on nii hästi huvitav kui ka arusaadav ja te leiate oma perega palju kasulikku sellest saatest, mis kannab pealkirja Algne looming. Missugune oli see algne looming? Loodus, kus said elada dinosaurused? Arvatavasti ei teada veel, et vastloodud maailmas oli dinosaurustel tähtis osa. Evolutsiooniteooria pooldajaile valmistab suuri raskusi selgitamaks, kuidas dinosaurused nii kiiresti paljuneda said ja tollastes tingimustes nii hästi toime tulid. Dinosaurustel näiteks, kõigil peale petrodactyloste, kes olid dinosauruste lendavad sugulased, kõigil tavalistel dinosaurustel oli väga väike rinnakorv. See tähendab, et neil oli väike kopsumaht ja tänastes atmosfääri tingimustes, nagu ka tingimustes, mida dinosauruste aja kohta eeldab evolutsiooniteooria, oleks saurustel tekkinud tohutuid raskusi hingamisega. Nende sügava rakukoega kehad ei oleks saanud piisavalt hapnikku. Neis tingimustes, mida eeldab sauruste aja kohta loomisteooria, oli dinosaurustel aga suurepärane elukeskkond. Täna räägimegi selleaegsest loodusest. Algne loodus ei soosinud vaid dinosauruste elu, aga ka rikkalikul hulgal merekalade ja suurte veeloomade olemasolu. Ja see kõik oli alguses suurepärases kooskõlas. Lisaks kõigile elasid suured dinosaurused rahulikult koos suurte imetajatega, kelle hulka kuulusid kaslased ja kaelkirjakud, suurte lindude ja petrodactylostega. Missugused tingimused soosisid seda, et petrodactylosed lennata said? Suurim seni leitud petrodactylos on Quetzalcoatlus. See leiti Lääne-Texases asuvalt maa-alalt. Tema tiibade siirulatus oli nii võimas, et küündis 13 meetrini. Quetzalcoatlus, lendav petrodactylos. Ilmselt ei oleks meie tänastes õhurõhu tingimustes selliseid tiiva siirulatusega lindudel võimalik elada. Esialgne loodus lahendas selle probleemi aga ilusasti ära. Algne looduskeskkond aitas tähti ja teisi taevakehasid näha mitte ainult suurema selgusega, vaid ka kogu nende värvikülluses. Enamus inimesi on täielikult hämmingus, kui NASA avaldab fotosid tähtedest kaugel kosmoses. Suurepäraseid, ilusaid fotosid, pean silmas fotosid rikkalike, värviküllaste, sügavate sirelilillade, violetsete, punaste ja lillakate värvitoonidega, eriti lilladega. See punakas lilla toon on radioaktiivse, raske vesiniku 63-65 värv. NASA fotodel on näha ka merevaigukarva ja sinistes, kuldsetes ja valgetes värvides tähti. Mõned tähed on ka mustad. Kuidas selliseid fotosid saadakse? Tähed ongi tegelikult niisugused ja seda juba algusest saadik. Alguses oli maa kohal eriline taevalaotus. Kirjeldan seda teile mõne aja pärast, mis muutis tähtede nähtavuse paremaks. Taevalaotus muutis selgemaks tähtede nähtavuse, võimaldades neid näha värvilistena. Ja ma loodan, et kuulate seda tähelepanelikult, sest tänane teema koosneb mitmest osast. Te kuulete, missugune oli maa alguses ja ma usun, et te hindate neid teadmisi, mida kuulete. Ühes järgmistest saadetest räägin ma inimese ainulaadsetest omadustest, tema peaaju mahust, intellektuaalsetest, moraalsetest ja vaimsetest võimetest. Tollastes tingimustes võis inimene näha tähti, aimata nende pöörlemist, kuna maa kohal kõrguv taevalaotus suurendas neid ja vähemalt madalamais kohtades andis laotus taevale õrnroosaka kuma, sarnaselt sellega, mida me näeme hommikutaevas just enne päikesetõusu.
Seetõttu pöörati tollal ka tähtedele tõenäoliselt palju enam tähelepanu. Ning kuna ka inimese pärilikud võimed olid täiuslikud, võis pärast mõneaastast eluiga tegelikult juba ette teada uute tähtede ilmumist silmapiirile ega olnud vaja kaasaegset kella, et öelda aega. Piibel ütleb, Jumal pani tähed taevalaotusesse, et need näitaksid päevi, aastaid ja aegu. Kui vaadelda kõiki algse loomingu koostisosi korraga, võime kujutada, kuidas üks normaalne, intelligentne inimene tollal võis teada päikesetõusu ja loojangu aegu, tähtede ja tähtkujude paigutust ning mis aeg on kellaajaliselt ja kalendaarselt. And would know what time it was on the clock and the calendar. Jumal kujundas looduse imeliseks. Seda loomingut illustreerib hästi ja piltlikult see omapärane gloobus siin. Praegu te vaatate maa siseehitust. Vastavalt evolutsiooniteooriale võttis maale kuju ja vormi andva maakoore graniidikihi osa kujunemine aega 300 miljonit aastat. Aga professor Robert Gentry, maailmatasemega õpetlane, on veetnud aastakümneid uurides pisikesi säravaid ringe graniidis. Imetillukesi ringe, mille on jätnud radioaktiivsete isotoopide, radioaktiivsete ainete lagunemine. Mõned neist ringidest on tekkinud poloonium 218, 210 ja 214 lagunemise tõttu. Ja neid leiab graniidist kogu maailmas. Dr. Robert Gentry uuris väga põhjalikult igast sügavusest võetud graniidiproove, kaugetest maa sisemuse kihtidest ja pinnalt, ja leidis, et see kordub kõikjal. Kogu graniidi ulatuses on need imetillukesed ringid, mida kutsutakse plelokroilisteks halodeks ja mille on jätnud radioaktiivsete ainete lagunemine. Kuulake hoolega. Kui kaua läks Jumalal aega, et luua maailm esialgsel kujul? Kirjutatud on, alguses lõi Jumal taeva ja maa. Ja maa oli tühi ja vormitu ja pimedus oli vete kohal. Ja Jumala vaim hõljus vete kohal. See siin kujutab minevikus olnud pimedust. Kui Jumal alguses aegruumi mõõtme lõi, hulk vett, mida kutsuti maaks, kuna Jumalal olid plaanid selle imelise keraga tulevikus. Vaadake tähelepanelikult ja püüdke aru saada sellest. Alguses Jumal. Ta oli enne igasugust füüsilist materiaalset loomingut. Tema on selle nähtava materiaalse loomingu põhjus. Ta oli selle nähtava füüsilise materiaalse loomingu põhjustaja. Pole iial olnud aega, mil Jumalat poleks olnud. Ei tule kunagi aega, mil teda ei oleks. Ta on igavene Jumal. Alguses lõi Jumal taeva. Aegruumi mõõde on see, milles kõik need füüsilised vormid avalduda saavad. Alguses lõi Jumal taeva ja maa. Ta kirjeldab seda maad. Mind huvitab, missugune see maa oli. Ta kirjeldab seda. Siin on öeldud, ja maa oli vormitu ja tühi. See tähendab, see oli veekogum, ilma kindla vormita, välja arvatud see, et ta oli kerakujuline. Tühi, mitte mingid muud ained peale vesiniku ja hapniku elementide sel erilisel liidetud kujul. Vesi on väga erakordne. Ja maa oli tühi ja vormitu ja pimedus oli sügavuse peal ja Jumala vaim hõljus vete kohal. See on äärmiselt tähtis. Mil iganes Jumala vaim kusagil tegutseb, on selles kindel kord. Kui Jumala vaim töötab teie elus, pole see lihtsalt mingil segasel, ebamäärasel eesmärgil, selles on plaan, mille lõpptulemusena teie põlvitate Jeesuse Kristuse jalgade ette. Sest püha vaim tuli, et austada Jeesust, kolmainsuse teist isikut ja loojat.
kes ilmutas end inimihus. Jeesus ütles, kui te olete näinud mind, olete näinud isa. Ta oli tõeline Jumala füüsiline väljendus ihulikul kujul. Niisiis, Jumala vaim hõljus vete kohal. See püha vaimu korrastav jõud korrastas automaatselt ritta veemolekulid. Veemolekulid on väga erilised. Jälgige tähelepanelikult. Loodan, et mul õnnestub teile nüüd anda loeng vee erakordsusest loomisprotsessis. Vesi koosneb ühest hapniku ja kahest vesiniku aatomist. Siin on nad näha otse, aga ma tahan, et te näeksite, et kui vaadata neid alt üles, on veemolekul tetraeeder ja füüsikud tunnustavad, et see on tetraeeder, püramiidi neljatahuline vorm. Kui võtta vesiniku aatomite ja hapniku aatomi laengud ja paigutus, tuleb välja kõrge püramiid. See kõrge püramiid keerleb, pöörleb või liigub pidevalt. Teisiti öeldes, ta laulab pidevalt. Need veed niisiis kõik laulsid. Ja teid loodi, et laulda. Jumala vaim hõljus vete kohal ja see aitas joondada ritta veemolekule. Jälgige nüüd hoolega. Igal veemolekulil on positiivne ja negatiivne laeng. Tal on poolused, ta on polariseeritud ning molekulid on kaootilises liikumises, sest nad laulavad alati. Kuid kui need kõik korrapäraselt joondada, siis kõikide nende molekulide summa moodustab sel keral suunatud elektromagnetvälja või polarisatsiooni, poolused, negatiivse ja positiivse ja tekitab ilusa elektromagnetvälja automaatselt kogu veekera ümber. See elektromagnetväli oli täiesti hädavajalik. See loodi kõigi elusorganismide pärast. Taimede jaoks, mis tekkisid 3. päeval, kalade ja lindude jaoks, mis pidid tulema 5. päeval, roomajate, imetajate, mehe ja naise loomiseks 6. päeval. Elektromagnetväli oli vajalik nende kõigi jaoks. See oli keskne polarisatsioon, mida oli vaja rakkude tööks. Alati on vaja korda, et asju toimima panna. See meenutab mulle midagi. Oleme väga tänulikud TBN-ile selle eest, et nad taolisi saateid eetrisse annavad. Kui te peate oluliseks seda panust anda ja oma pereliikmete ellu, võite kirjutada meie saatesse Loomine 21. sajandil, postkast 2452, Tallinn 13602. Kordan, Loomine 21. sajandil, postkast 2452, Tallinn 13602. Öelge, kas teile meeldivad need saated? Pöördume tagasi algse loomismudeli juurde. Elektromagnetvälja tekkimise põhjustas Jumala vaimu eesmärgipärane liikumine, heljumine ja haudumine. Siis Jumala vaim lahkus, sest sel oli vaid üks eesmärk. Ja veemolekulid läksid tagasi oma endisesse juhuslikku liikumisse, sest nad on loodud pidevalt laulma, alati kaootiliselt liikuma. Kuid elektromagnetväli jäi oma ilusas laetud mõõtmes. Ja siis ütles Jumal, saagu valgus, ja valgus saigi. Ja sedelev valgus tantsis veekera pinnal. Valgus, mis tuli looja enda energia avaldumisest. See valgus oli tegelikult looja au, mis avaldus nähtaval kujul. Pühakirjas öeldakse mitmel korral. Ta ütles sõna ja maailmad said olema. Ta on valgus ja temast kiirgab valgusenergiat. Astrofüüsikud on praeguseks veendunud, et avaldatud on teaduslikke töid, mis kinnitavad, et meie universumi kõik füüsikalised elemendid ja kõik füüsikalised mõõtmed võisid tekkida valgusenergia võnkumisest. Vaadakem korraks seda kaarti. See tähendab, et loomine ei alanud suure pauguga, mis tekitas kiirguse.
nii nagu raamatukogu tekitamiseks ei piisa juhusest. Juhus trükikojas ei tekita teadmeteost. Selleks, et saada korrastatud, mitte segast teavet, tuleb alustada korrastamisega. Niisiis, universumi loomisel väljendas Jumal esmalt oma au. Kõik on tehtud tema läbi ja temale. Temas oli elu ja elu oli inimeste valgus. Ja sellest valgusenergiast jätkas ta tööd planeedil Maa, tähtede, planeetide ja lõpuks inimese loomisega. Mida tähendab see igavikulises plaanis? Seda, et inimene, iga organ tema ihus, iga rakk, molekul, aatom, iga aatomisisene osake tekkis päris alguses Jumala enda au väljenduse läbi. Kas saite aru? See tähendab, et meie õigus ja kohus on anda oma ihud elavaks ohvriks Jumalale, mis on loomulik ja loogiline. Meie mõistus tema teenistusse. Ta ei küsi midagi, mis ei kuulu talle. Meie endi olemasolu, see, et on olemas kutsikad, kassipojad, kanaarilinnud, taevakehad, kõik 200 miljardit galaktikat, igas üle 500 miljardi tähe, ühtekokku üle 10 astmes 25 tähe. Igaüks neist täiesti erinev, ainulaadse ehituse eesmärgiga. Kõik see väljendab looja au. Iga selge mõistusega inimene on võimeline aru saama vähemalt Jumala olemasolu faktist ja ära tundma, et kogu universumis algusest lõpuni on plaan. Iga inimene tegelikult on tekkinud looja enda energiast. See on aukartust äratav, kuid nii piibellik kui ka tõsi. Aatomisisesed osakesed, aatomid, molekulid, rakud, organid, kogu keha tervikuna, kõik töötab samaaegselt kooskõlas, algusest peale. Jumala plaanist, tahtest ja eesmärgist tahtliku üleastumise tõttu oleme määranud oma ihud ja kõik sellega seotu hävima. Kuid loomise esialgne mõte oli selles, et Jumal väljendas oma au selleks, et meie võiksime olla need, kes lõppkokkuvõttes kasu saavad. Lugedes loomisprotsessist leiame, et esimesel päeval hõljus Jumala vaim vete kohal ja Jumal ütles, saagu valgus ja valgus saigi. Ja Jumal nägi, et valgus oli hea ja Jumal lahutas valguse pimedusest. Ja Jumal nimetas valguse päevaks ja pimeduse ta nimetas ööks. Siis sai õhtu ja sai hommik, esimene päev. Siis saabus teine päev. Maa elektromagnetväli või veekera elektromagnetväli oli juba paigas. Kuulake hoolega. Kera oli juba loodud. Ta pöörles algusest peale. Niisiis võis määrata ühe pöörde alguse ja lõpu, seega terve päeva. Elektromagnetväli oli juba paigas. Siis ütles Jumal esimese Moosesse 1.6, saagu laotus. See kirjeldab laotust. See laotus oli kristalliline, väga õhuke ja koosnes veeosakestest. Sellel oli loomises unikaalne tähtsus. Kõigepealt pidi see kaitsma tugeva lühilainelise ultraviolettkiirguse eest. Täna elame me teistsugustes tingimustes noaaegse veeuputuse tõttu. See taevalaotus, kate, sadas vihmana alla noapäevil. Sellest alates pääsevad lühilaineline elektromagnetkiirgus ja kahjulik kosmiline kiirgus otse läbi ja tekitavad meile tohutuid kahjustusi. Kuid alguses ei olnud see nii, kuna laotus filtreeris selle. See tähendas, et isegi patustena, pärast pattu langemist, võisid inimesed elada väga kaua. Kuid pöördume taas meie gloobuse juurde. Gloobuse keskel paistab maa siseehitus ja maa sisemine struktuur loodi väga kiiresti. 3. päeval ütles Jumal, kui maa saagu nähtavaks. Ma rääkisin saate algusest teile doktor Robert Gentry raamatust.
Dr. Gentry avastas väikesed pleokroilised ringid graniidis. Mäletate, et saate alguses rääkisin sellest, et vastavalt evolutsioonimudelile võttis graniidi kristalliseerumine 300 miljonit aastat. Kuid selle väljapaistva teadlase Dr. Gentry uurimistöö näitab, et need väikesed sädelevad pleokroilised ringid on jätnud radioaktiivsete elementide lagunemine. Need olid eraldi. Mitte üksteisega seotult, vaid eraldi. Ja Dr. Gentry leidis neist kõigepealt polonium 210 omad. Polonium 210 poolestusaeg on umbes 3 päeva. Kui meie vaatajate hulgas on teadlasi, teavad nad, et pärast 7 poolestusaega on keha kaotanud igasuguse mõõdetava koguse oma radioaktiivsusest. Kogu radioaktiivsuse tase, mida üldse saab mõõta, on läinud pärast 7 poolestusaega. Järelikult selleks, et graniidis võiksid salvestuda jäljed, et polonium 210 seal üldse kunagi oli, pidi tahke kristalliline graniit tekkima vähem kui 20 päevaga. Palju vähem kui 300 miljoni aastaga. Dr. Gentry leidis ka tillukesed ringid, mille oli jätnud polonium 218 lagunemine. Polonium 218 poolestusaeg on lühem kui 3 minutit. Järelikult kogu polonium 218, mida oleks saanud mõõta, kadus umbes 20 minutiga. See tähendab selleks, et salvestuksid jäljed, et polonium 218 selle tahke graniidikivimi koostises oli, pidi selle graniidi loomine võtma vähem kui 20 minutit. Kuid see on juba parem. Tuletage meelde, piiblis on kirjas, et Jumal ütles 3. päeval, kuiv maa tulgu esile ja kuiv maa ilmus. On see teaduslik? Dr. Gentry leidis tillukesed ringid, millel on jäädvustanud polonium 214 lagunemine. Polonium 214 poolestusaeg on 0,000164 sekundit. Vähem kui 2000 sekundit. Ja kogu polonium 214 on kadunud. Me saame katsetada seda laboris. Ta kaob nii ruttu. See tähendab, selleks, et jätta jälgi, et see seal kunagi oli, pidi maa esialgne ehitus 3. päeval kõva maa graniidikihi osa, see pidi tekkima kiiremini, kui meie oma sõrmi nipsutada jõuame. Selline oli loomine. Ja vaadakem taas gloobust. Maa läbimõõt oli tollal natuke väiksem kui praegu. See oli vaid mõne 1000 aasta eest. Teaduslike arvutuste andmetel oli see umbes 6000 aastat tagasi nii. See on väga tunnustatud akadeemikute poolt läbi viidud teaduslike uuringute tulemus. Niisiis, teame nüüd, et kui maa loodi, oli ta diameeter pisut väiksem. See on väga oluline. Rääkisin just äsja, et taevalaotuse võlv filtreeris lühilainelist ultraviolettkiirgust. See võlv koosnes kokkusurutud vesinikust veemolekulides. Me teame seda mõnede teaduslike uuringute põhjal. Me ei tea, kas ta oli kokkusurutud täiesti tahkeks, metalliliseks, kuid kindlasti oli taevalaotuse koostises vesinik ja koosnes tehniliselt niisiis ühest metallilisest elemendist. Vesinik on Mendelejevi tabeli metallide osa ülaservas. Selline kokkusurutud vesinik annab õrnroosaka kuma, sama helk, mida võite näha just enne päikesetõusu. Õrn, lillakas roosa. Jälgige hoolega. See on sama punakas lilla värv, mis NASA kosmosefotodel, kus tähed paistavad täies värvikülluses. Just sel põhjusel, et maa kohal oli laotus, pidid inimesed veeuputuse eelsel ajal Aadamast veeuputuseni, kui nad taevas tähti vaatasid, nägema neid täies värvikirkuses. Kuid see pole veel kõik. Ma mainisin, et maa läbimõõt oli pisut väiksem. Praegusega võrreldes 10–12% väiksem. Kui vähendada maa suurust, toob see automaatselt kaasa üldise gravitatsioonijõu muutuse, sest mass jääb samaks, aga suurus väheneb. Suuruse vähendamine toob kaasa gravitatsioonijõu suurenemise merepinnal.
See on väga tähtis. See juhib meid taas dinosauruste juurde. Tugevama külgetõmbejõu tõttu alates merepinnast sai inimene oma suure kopsumahu tõttu palju kergemini hingata. Arvutused näitavad, et neis tingimustes võisid inimesed joosta 340 kilomeetrit tundmata väsimust. Pole ime, et inimesed elasid varem nii kaua. Taevavõlv filtreerimas ultraviolet kiirgust ja suur kopsumaht, et tarbida hapnikku. 2 atmosfäärise rõhu korral toimub protsess, kus kogu vereplasma küllastub hapnikuga. See viib mõtted taas dinosaurustele. Vaadake, nendel sõpradel oli väike kopsumaht ja veeuputuse eelses maailmas said nad edukalt paljuneda, olles osa loodusest, sest õhurõhu 2-kordse surve tõttu küllastus kogu nende vereplasma hapnikuga. Ühe atmosfäärise rõhu puhul küllastub hemoglobiin 4 hapnikumolekuliga. 2 atmosfäärise rõhu korral pole mitte ainult hemoglobiin küllastunud, vaid küllastub ka kogu vereplasma. Missugune suurepärane keskkond eluks! Creation Evidence Museumis Glenrose'is, Texases on meil veeuputuse eelse aja tehiskeskkond ja me oleme loonud ka maailma esimese ülerõhulise biosfääri, mis jäljendab 2-atmosfäärilist õhurõhku ja suuremat elektromagnetilist energiat. Oleme saavutanud suurepäraseid tulemusi, millest räägin teile hilisemates saadetes, kui kõneleme inimese ainulaadsusest. Ja muide, enne kui me lõpetame täna oma saate, kirjutage Live TV-le, kui teile meeldib see saade. Kui te soovite näha oma kodus saateid sellistest tõenditest, kirjutage Loomine 21. sajandil, postkast 24552, Tallinn 13602, Eesti. Palun toetage ka saate esitamist annetustega Live TV telekanalil. Saade on dubleeritud Live TV poolt 2003. aastal.